kuna sellele paberile, mis me siis siin saates näitasime, nende andmete kirjutamise osas tuli meil ikkagi väga palju küsimusi ja see tundub ka inimestele äärmiselt keeruline. Täidame ära selle ühe blanketi, siis ütleme sellise välja mõeldud liiklusõnnetuse puhul, kus siis, no ma ei tea, paku välja mingi tavaliiklusõnnetus, mida on kõige rohkem? Kõige tüüpilisem tavasituatsioon on ikkagi liiklusest tagant otsasõit teisele sõidukile. Teeme siis sellise Tallinna kuskil ristmikul otsasõidu, vaatame ka ajaliselt, palju see täitmine aega võtab sinul kui inimesel, kes on asjaga, ütleme, läbi lõhki tuttav. Just, teeme ühe sellise katse. Nii, aga alustame siis seda täitmist, et kell on praegu 10.30. Esimese asjana tuleb ära fikseerida siis juhtumi asjaolud, et siin on näha juhtumi kuupäev ja kellaaeg. Õnnetuse koht siis ütleme, et õnnetus toimus Eestis ja toimus siin samas Pärnu maanteel. Keegi muu kannatada ei saanud, midagi muud ka ei juhtunud. Juhul kui olid tunnistajad, siis tunnistajad tuleb üles märkida siia lahtrisse ja siia siis tuleb ära panna siis õnnetuses osalenud sõidukid. Sõiduk A ja sõiduk B. Näiteks, et täna oli siuke kurb hommik ja Raivo oma autoga siia sõitis minu sõidukile tagant otsa. Järgmisena tuleks siis ära täita kindlustusandja andmed. Kui seda inimesed ei tea, pole hullu. Edasi tuleb ära täita siis sõiduki juhtide andmed, sest tihti on selline lugu, et omanik või kindlustusvõtja ei ole sama, mis sõiduki juht, aga ütleme praegusel juhul samamoodi, et tegemist oli ikkagi Raivo poolt juhitud sõidukiga. Edasi tuleks siis ära täita õnnetuse asjaolud siin igasuguste ristidega ja joonistada siis korralik skeem. Kui see on täidetud, siis tuleb ära näidata ka skeemil sõiduki vigastused. Kui see on tehtud, juhul kui on mingid märkused siia esilehele panna. Kui märkused on ära pandud, siis on jäänud esimese lehega viimane asi see, et mõlemad osapooled peavad selle ära allkirjastama, sest kui see allkirjastatud ei ole, kinnitab see ainult praegu minu juttu, et mina panen siia siis oma allkirja ja Raivo saab siis teiselt poolt kinnitada oma allkirjaga seda, et asjad tõesti niimoodi olid. Sellega oleme siis ära täitnud liiklusõnnetuse blanketi esimese poole, kell on 10.37, praeguseks hetkeks on läinud juba 7 minutit. Tagumine pool tuleb kahjuks täita ära topelt, kuna siin seda kopeerimisfunktsiooni enam ei ole, seetõttu paneme ühe paberi kõrvale ja asume ära täitma seda tagumist poolt. Siia siis tuleb kirjalikult selgitada, et mis siis toimus. Esimene küsimus on see, et kes põhjustas liiklusõnnetuse kindlustusjuhtumi. Nüüd on hea vaadata seda eelnevat poolt. Et lühidalt kirjutasin siia üles, mis siis siin toimus. See jutt võib olla alati pikem, aga kuna praegu oli lihtne situatsioon, siis kirjutasingi vabakäeliselt üles, et Aivar Imi poolt juhitud sõiduki 111A sõitis tagant otsa, siis minu poolt juhitud sõidukile 111 BBB. Et Raivo sõiduk oleme siin ristiga põhjustajaks märkinud. Nüüd, kas teavitasime politseid, õnnetus oli lihtne, ei teavitanud ristkasti. Kui oleks politseid teavitanud, siis tuleks siia panna ka teistsugune rist. Politsei meil kohal samamoodi ei käinud, ei ristkasti. Ja nüüd tuleb siis see kõige tähtsam osa, mis üldse, et see eelnev jutt on kõik kehtetu ega ei kinnita mõlema osapoole juttu, kui siin ei ole sõidukite juhtide allkirjad ja kuupäevad kirjas. Et panen siis enda allkirja uuesti siia, kuupäeva samamoodi. Kell näitab meil praegusel hetkel 10.40, täitmiseks on läinud siis 10 minutit. Edasi on lihtne, et siia uuele blanketile on pandud ka veel sõidukikahju hüvitise taotlus. See tähendab seda, et kui täita see blankett lõpuni, vahet ei ole, kas oled siis kannatanu või põhjustaja, on sul põhimõtteliselt kõik vajalikud paberid juba olemas, et pöörduda kindlustusse ja eraldi täiendavat seletuskirja üldjuhul kirjutada vaja ei ole. Et kui sa olid põhjustaja, siis saad sa seda sama hüvitise taotlust kasutada oma kaskokindlustuse seltsi pöördumise jaoks ja kui sa olid kannatanu, siis saab siit juba kindlustusselts vajalikumad andmed. Ja kõik muu on täidetud, siis viimase asjana siia veel omakorda uus allkiri ja kuupäev. Ja kogu selle asja täitmine võttis siis meil aega ei rohkem, ei vähem kui 13 minutit. Võib siis öelda, et kaua tehtud kaunikene. Me jätsime ju mõned lahtrid täitmata, me jätsime topelt täitmata tagumise poole, ehk sinna lisame veel aega, lisame aega, inimesed võivad olla šokis ja
ja tuleb ka ju need autod kuhugi liigutada või jätame siis selleks, 15 minutit läks sinul aega, kes asja teab, inimesed täidavad seda pool tundi kindlasti. Mis me siis teeme nende autodega? Senimaani, kuniks õnnetus korralikult vormistatud ei ole, sõidukeid liigutada sündmuskohalt ei tohi. See tähendab siis seda, et autod peaksid nii kaua olema samal asukohal, kuniks on täidetud see blankett korralikult ja allkirjastatud ära mõlema juhi poolt ja määratud ära süülisus.